Hei tervitus, minu nimi on Maarjo Karro ja olen jälle jõudnud ühe uue kinnisvaraobjektini ja seekord olen Viljandis Peetrimuse linnaosas Kirsi tänaval ja siin minu selja taga siis on müügis üks kahekordne ruumikas elamu, kinnistusuurus ligi 700 ruutmeetrit ja seekord taaskord on üks väga põnev objekt ja kutsun sind sisse videotuurile ja lähme vaatame, mis selles pakkumises on põnevat, mis on head ja video lõpus ütlen, miks sa kindlasti seda maja ostma ei peaks. Nii et lähme tuurile. Ja nüüd oleme jõudnud siia majja sisse ja siit välisuksest tulime ja esimesed kaks asja, mis siin kohe tähelepanu haarab, on see mõnus suur esik. Ja teine asi, mis on ülimalt meeldiv, on soe põrand. Ja lähme vaatame nüüd seda maja lähemalt, mis siin majas on head ja miks siin majas on midagi sellist, miks sa mitte mingil juhul seda maja osta ei tohiks. Nagu sa näed, siin köögis on ka väga rohkelt ruumi, mõnus suur aken otse tänavale. Kööki mahub suur laud, siia mahub väga suur köögimööbel nurgaga, ülemised kapid, alumised kapid. Kõik on puhas sinu fantaasia, kuidas siin kujundada, kuidas teha. Praegu selle maja seisukord on selline, et siin on vaja teha siseviimistlust, kuid väga suured olulised tööd on siin majas juba tehtud. Aga liigume siit mööda seda esimest korrust edasi köögist elutoa poole. Nii ja nüüd oleme jõudnud siia elutuppa, siin on tõesti palju ruumi, õhku, avarust, suured aknad, tahahoovi, kohe pääs terrassile, kutsad juba ootavad, tahavad sisse tulla, tahavad, et meie välja läheks. Tohutu suur nurgadiivan siin, terve pere mahub sul siia istuma, suur tuba, suur laud, kapid, telekad, kõik mahuvad siia ära. Nii et siin majas on seda ruumi, õhku, avarust. Ja nüüd jõudsime ringiga tagasi siia esikusse, siis kust me seda videoringi alustasime, välisuksest tulime sisse. Ja enne kui välja läheme, vaatame üle selle ilusa uhke pesuruumi. Kuigi ka siin on natukene veel nipet-näpet lõpetamistöid teha ja pole see päris lõplikult viimistletud ja kujundatud. Istud siia, võtad väikse hommikukohvi või tee ja loed siin raamatut, mõtiskled, vaatad hoovi või siis scrollid telefoni, kes mida teeb, aga igal juhul väga mõnus koht siin valge, kus aega veeta. Nii, teine korrus, teisel korrusel 3 tuba, üks tuba siin, pääseb maja ette rõdule, ilus tänavavaade. Ilus rõduga tuba ja järgmised 2 tuba. Teine tuba siin. Samuti ruumi piisavalt nurgaga, 2 aknaga, suurem kui see esimene tuba ja nüüd jõuame siis 3. toa juurde, mis on selle maja teise korruse kõige suurem tuba. Inglise keeles siis master bedroom, et siin on tõesti ruumi avarust. Tule ka põlema. Ja loomulikult suur voodi mahub ära siia veel, kui on soovi veel lisadiivan mahub ära või suur riidekapp, garderoobikapp võimalik siia paigutada. Siit samuti pääseb maja taha hoovi. Tähendab, ei pääse hoovi, vaid pääseb maja taha rõdule, kus saab vaadata hoovi. Siis siin ruumi veel kirjutuslaud, meigilauad, kummutid. Ma arvan, et see tuba on nii suur kui võib-olla mõni väiksem korter. Okei, aga liigume tagasi alla, üks ruum jäi veel näitamata siin esimese ja teise korruse vahepeal.
Ja oleme tagasi jõudnud ringiga siis siia esimese korruse mõnusasse suurde elutuppa ja miks sa siis seda maja kindlasti osta ei tohiks? Miks sa ei peaks seda maja ostma? Sa ei peaks seda maja ostma sellisel juhul, kui sa tahad ise teha lammutustööd. Siin on kõik vana sodi välja visatud, kogu maja soojustus on välja vahetatud, seintest on välja visatud kõik vana linaluu, saepuru, mis iganes seal vahel oli. Kõik on asendatud puiste villaga, vahelae peal on vill, vanad põrandad on üles võetud, kipsivalu sisse on paigaldatud, esipõrandakütte torustik, siin on põrand tõesti soe. Soe põrand annab tohutu efekti, sa tajud seda ruumi palju soojemana, nii et 20-21 kraadi on umbes sama efektiga kui külma põranda puhul 26-7 kraadi, nii et põrandaküte annab sulle tohutu energia kokkuhoiu. Kütteallikaks on õhk-vesi soojuspump. Esimesel korrusel on ka elektrikaablid vahetatud. Nii et põhjus, miks sa seda maja ostma ei peaks, kui sa tahad ise 3 kuud terve suve lammutada vanad 80ndate aastate pärit maja, siis ära seda osta. Aga kui sa tahad tulla, hakata ehitama, enda unistusi ellu viima, disainima enda nägemust, kohe sisse kolida, siis see maja on sinu jaoks. Kirjuta, helista mulle, tuleme kohale, vaatame, ma usun, et sa üllatud positiivselt. Siin on ruumi kogu perele ja näeme siis uutes videotes ja uutel objektidel. Tšau! Nii. Ja esimene asi, kui me siia ja kaks asja ja teine asi, ei, ma ei hakka seda ütlema riidekapist stanget, teeme uuesti. Mõtlen natukene seda e-stoorit, kuid kurat küll. Ma neid pindalasid ei mäleta. Kurat küll, oot.